nii head inimesed, vahepeal on juhtunud nii palju, et suur ja kaunis sügis on kätte jõudnud ja väljas läheb jahedaks. Ja see tähendab ühtlasi seda, et mu Respo Offroad minikaravani hooaeg, nii-öelda põhihooaeg on pihta hakanud, et suve otsa sai küll erinevates kohtades laagerdatud, aga nüüd tulevad mängu need asjad, mille pärast see täpselt selliseks ehitatud sai. Ehk siis lisaks sellele elektrisüsteemile on siin ka kero peal, mis siis salongi sooja puhub ja sellisteks mõnusateks külmadeks talveöödeks ja sügisöödeks ja kevadöödeks see kogu lahendus mõeldud ongi. Originaalis oli selline lugu, et siin oli peal siis eelmainitud elektrisüsteem ja palusin sinna lisada siis ka see kero võimalus. Ja elektrisüsteem töötas iseenesest niimoodi, et see andis voolu kerole. Kero siis puhus nii palju, kui talt paluti ja selleks, et akusse taas voolu saada, mis selle ots tuleb siis panna stepslisse ja sealt tuleb siis vool jälle akusse tagasi ja sealt omakorda voolab ahju ja nii see ringiratast käibki. Respo tegelikult alguses ütles, et kuule tahad, me paneme sulle siia kohe katusepaneeliga katusele ja ma mõtlesin, et ei tea, las ta olla praegu esialgu. Ja elu muidugi tegi omad korrektuurid ja kevade alguses sõber Käbi pani ühe väikese paneeli siia katusele, mille ma leidsin Kreekast vedeles keset teed, korjasin ülesse, oli tõenäoliselt mõne kämperi pealt ära lennanud selline väike õhukene pehme 15-vatine päikesepaneel ja see töötas suve otsa tegelikult niivõrd palju hästi, et terve nädalavahetuse otsa võis külmkapp järgi olla ja samal ajal ka ventilatsioon töötas. Aga nüüd on suve lõppemisega saanud ka päike otsa, mis siis tähendab seda, et tegelikult tuleb natukene upgrade'ida seda päikesepaneeli parki ja õnnestus osta soodsalt üks 100-vatine päikesepaneel ja selle nüüd ühendame katusele ja talle lisaks. Ja tegelikult on see päikesepaneel niivõrd mugav ja lihtne lahendus, et alates sellest kevadpäevast, kui see katusele sai, polegi ühtegi korda seda akut enam laadima pidanudki. Tegelikult oleks ideaalne olnud see panna siia niimoodi ristipidi, täpselt talade vahel. Aga näed raip, nippi-nappi jäi puudu ja nüüd tuli panna risti ja teine alternatiiv on tegelikult panna kohe häälimiga siia katuse külge, nagu neid ikka paigaldatakse, aga selleks peab olema kuiv ja soe, mida veel praegu pole, aga küll sellega jõuab tulevikus tegeleda. Korra vaatame, palju Bolt annab, täitsa annab tasklombiga. Töötab. Ootame päike sellele paremaks. Ühesõnaga vahepeal juhtus nii, et paar mingit tähtsat detaili jäid puudu ja õnneks on olemas depo. Siin on kõik maailma asjad tõenäoliselt olemas ja kõikide maailma asjade pood ja siit sai vaja minevad kõik maailma asjad. Ja puhtam on seda parem töötada. Juhtmed kinni ja tehtud. Praegu oleks korraks küll, jah. Siis vaatame mingi parem ilm on, siis paneme selle paneeli ka sinna liimime sinna taha, et seal on hea kohta tegelikult. Jah, siis paneme seda taha, et see katuse veel mingid asju panna, kui tahad supra kaasa võtta või midagi muud. No võt, paneel katusel ja asi tehtud. Nüüd ei olegi muud kui metsa ja igavene kerretäis autonoomsust jälle juures. Head minikaravani hooaega!